tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere taas vaatama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Tervise teemadel rääkimine on üha keerulisem. Ühelt poolt sellepärast, et infot on väga palju ja teisalt ei tea ju, milline info on just see õige ja mida me täpsemalt järgima peaks. Viimasel ajal on esile kerkinud 2 teemat, millest me siis tänases saates ka räägime ja nendeks on see, kas ja kui palju me peaksime tegelikult vitamiine purgist võtma. Ja teine teema on Ameerika uus toidupüramiid. Ja kes muu kui endokrinoloog on parimaks kaaslaseks siin saates, et sellel teemal arutleda. Ja tere tulemast saatesse Tartu Ülikooli endokriinfüsioloogia professor ja Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja ravijuht doktor Vallo Valke. Tere päevast! Kuidas selle endokrinoloogi vaatega on, et kas me söömise puhul ja üldse nagu toidu puhul ja vitamiinide puhul pöörame võib-olla rohkem tähelepanu kõigele muule kui hormoonidele, mis ju ka meie kehas nii suurt rolli mängivad? No, eks sellega ole ju nii, et meie organism on läbi teinud väga pikka evolutsiooni ja me oleme selle jooksul näinud väga erinevaid sööke ja söömisviise. Võib-olla kõige sagedasem iroonilisel kombel on olnud nälgimine, mida meie organism on näinud ja tegelikult meie kõik organismi süsteemid, kaasa arvatud hormoonid on treenitud selleks, et saada hakkama erinevates tingimustes. Nii et ma ütleks nii, et lühemas perioodis saab inimene hakkama väga-väga erinevate toitumisviisidega ja küsimus on nüüd see, et pikkade aastate jooksul, mis on need tervislikud valikud, mis annavad kõige paremad tulemuse. Et kui kaua aega on niimoodi olnud, et inimesed on söönud seda, mida kätte on saanud, siis praegu on see valik ju läinud meeletult suureks. Lisaks sellele on toit ju maitsvam kui kunagi varem. Ja keelde ja käske ja reegleid ja piiranguid ja norme on ka rohkem kui kunagi varem. Nii et pole ime, et inimesed on päris segaduses. Et pikka aega me näiteks, kui me ei teadnud, kuidas süüa, siis juba väikestele lastele näidati selliseid joonistatud toidupüramiide, et see on siis see mudel, mille järgi me toitume. Et nüüd siis ameeriklased keerasid selle põhimõtteliselt pea peale. Et milline see endokrinoloogi lähenemine on, et kas süsivesikud siis tuleb jätta rohkem tagaplaanile ja just nimelt need valgud esikohale tõsta? Eks tegelikult inimene ju maailmas liigubki natukene moevoolude järgi ja ka toitumine on ala, kus kord on populaarsemad ühesugused ideed ja siis nad vahelduvad natukene teistsugustega. Nii et Ameerika toitumissoovitustest tegelikult midagi väga dramaatilist muutunud ei ole. Et arvestades, kui suur probleem on Ameerikas ülekaal ja rämpstoidu osakaal, et siis näiteks üks suurtest soovitustest, et tulla tagasi naturaalsete toitude ja ise toidu valmistamise juurde on väga mõistlikud ja seda on minu teada ka Eestis kogu aeg soovitatud. Et võib tegelikult öelda, et me oleme natukene samm ees siin oma toitumisega. Jaa, ma arvan küll, et me oleme samm ees, aga kui mõelda, kuhu meie kultuuriruum liigub, siis eks meil ole ka probleemiks see, et me hakkame aina rohkem valmistoitudele ja poolfabrikaatidele toetuma. Ja seda võiks proovida vältida, ehk siis rääkides kooliharidusest, et lastele mitte ainult ei peaks koolis pakkuma tervislikku ja kvaliteetset sööki, millega minu arvates meil on väikseid probleeme, aga võiks õpetada ka siis toidu tegemist, põhireegleid, võib-olla seksistlikult siis poistele rohkem kui tüdrukutele, aga tüdrukutele. Aga võib-olla
No inimesed käivad vastuvõtul ja siis kui te räägite nendega sellest, et mida võiks süüa, siis mida nad tavaliselt nagu toovad selleks põhjenduseks, et miks nad ei tee ise süüa või miks nad võtavad valmistoidu või poolfabrikaadi või? Ega meil vastuvõtul kahjuks väga palju aega nüüd dieedivalikutest või toidu valmistamise valikutest rääkida ei ole. Et selle info peab inimene mujalt saama? Jah, et aga kui aeg oleks, siis võiks, eks ole? Meil et võiks kindlasti olla siis toitumisnõustajaid rohkem, kes selgitavad ka kuidas kvaliteetset ja tervislikku toitu valmistada. Mulle tundub, et sellega vist on nii, et ühest küljest need reeglid tunduvad väga lihtsad, et inimesed ju peaksid kõik seda teadma, aga teisest küljest kui see valmistoit on olemas, kui need poolfabrikaadid on olemas, me üldiselt siin Eestis teame, et meie poodides ei ole sellist toitu, mis on otseselt tervisele ohtlik, siis inimene mõtleb ikka, et ma täna võtan veel selle. Et küll ma nädalavahetusel teen ise süüa või küll ma järgmine nädal teen ise süüa, et ma täna veel võtan ja siis neid tänaseid lõpuks koguneb, et ja mis siis meie kehaga juhtub lõpuks? See kindlasti on osalt mugavusvalik. Aga tuues lihtsaid näiteid, et ega me tuleme Eestis ju ajalooliselt sellisest toidukultuurist, kus on suhteliselt vähe olnud maitseaineid ja seda on siis asendatud sageli soola ja suhkruga. Et need on ka õppimiskohad, et natukene maitseaineid rohkem kasutada, tasapisi harjutada välja soola lisamist ja muus osas on selline talupoja toit on nüüd tegelikult mitte ainult tervislik, vaid ka suhteliselt odav, kui me mõtleme, et juurviljade ja põhiliselt juurviljade peale. Mis on Eestis keeruline, on siis kala, mille hind on võib-olla kõrgem tükk maad, kui ta võiks olla. Ja, kapsaseporgand on, ma arvan, kättesaadavad. No meile on räägitud viimastel aastatel, et me sööme tegelikult seda liha natukene liiga palju, et võiks süüa nädalas vähem liha. Samas jääb mulle mulje, kui ma neid Ameerika toitumissoovitusi vaatan, et seal nagu rohkem rõhutakse selle valgu osatähtsust, et kas me siis peaksime ikka seda liha rohkem sööma või selle valgu kuskilt mujalt kätte saama? Et see soovitus liha süüa on üks Ameerika juhendi praeguseid selliseid rünnatavaid kohti kindlasti, aga pigem see signaliseerib mitte suhtumist, et sööge hästi palju liha, vaid pigem, et me ei peaks teatud toiduainete gruppe demoniseerima. Et väikeses koguses kvaliteetset liha, kui see on vaheldumisi eriti tervislikumad, seal kanaliha, linnuliha, et on kindlasti dieedis omal kohal. Milliseid, ütleme, signaale annab keha, kui inimene räägib, et ma söön päris palju, aga mul on ikka kogu aeg siuke tunne, et nagu tahaks midagi või et ma olen muudkui näljane? See on nüüd, siin me läheme nüüd sellisele väga individuaalsele tasemele, aga üldjoontes on nii, et organism sooviks siis piisavat toidumahtu, ja see tähendaks, et toit ei ole väga tihedalt kaloririkas, vaid sisaldaks ka vett ja kiudaineid, mis siis täidavad kõhtu. Ja teine pool on see, et me oleme ka seda varem käsitlenud, et kaalulanguse olukorras ongi keeruline, et sellisel juhul organism hakkabki saatma selliseid hädasignaale, et mitte ainult ei ole... Et appi. Just, et mitte ainult ei ole tühi kogu aeg kõht, vaid siis hakkab külm ja muidu ebamugav ja et selles mõttes on, ütleme siis nii, et organismi peaks meelitama siis tasapisi, et mitte sellise hoogtöö korras. No kaasaegne inimene ei ole enam üldse nagu näljatunnet kogenudki, et see on paljude inimeste jaoks nagu ehmatav, et kui nad tunnevad nälga, et ma pean tingimata kindlasti kohe sööma ja hästi palju. Et kas tegelikult juhtub midagi, kui meil on nagu kõht natuke liiga tühi või näiteks kui mina ei söö või eriti kui ma joo, mul hakkab pea valutama.
et kuidas nagu, et kas natuke nälga tunda on nagu okei või et kust maal see piir on? Ma arvan, et see on täitsa mitte midagi hirmsat ei toimu, kui on pikemad söögivahed. Et ka siin, nagu ma ütlesin, et kuna moed vahelduvad, et oli vahepeal suhtumine, et tuleb hästi regulaarselt toituda ja kuni selleni, et vahesöök peaks mingeid näkse kasutama, et siis see päriselt nagu teaduslikult toetatud ei ole, et kui inimese organism saab hakkama, et on täiesti sobiv ka 2 korda päevas söömine, aga tuleks nagu kuulata enda organismi. Väga oluline on inimesel ennast tundma õppida, jah? Ja, et siin ongi, et me räägime nüüd sellisest üldisest tasemest, kus kõigile jagatakse fantastilisi soovitusi, et mitu protsenti midagi tohiks süüa. Ma ei tea, seda järgida on küllaltki keeruline. See võtab su elu üle. Ja, et keegi tegelikult ju neid protsente päris elus ei arvesta. Et need on nagu üldised valikud, et kas ma kasutan searasva või oliiviõli, eks. Et me neid gramme seal eriti ei loe, kas ma panen natukene rasva või palju. Ja siit siis edasi minnes organismid on erinevad. Ja ka see, mis ühele organismile on sobiv, ei pruugi teisele sobida. Kas süsivesikud on üle demoniseeritud meil? Või me ikkagi sööme neid liiga palju? Süsivesikutega on ju niimoodi, et meil on neid väga erinevaid, et pikad süsivesikud, mis aeglaselt imenduvad, on tegelikult väga hea osa söögist. Ja see sõltub väga palju ka, kui palju organismi energiat kasutab, et kiireks energiaks on süsivesik kõige parem. Kui inimene nüüd ei lähe tööle spurtides ja ei kavatse pärast tööd ka mingisuguse aktiivse spordiga tegeleda. Et siis sellist kiiret süsivesikut, puhast suhkrut, et seda loomulikult on mõistlik vältida. Ma lugesin ühe maratoni fänni intervjuud ükskord ja siis ta seal nagu mainis, et ta enne jooksu ta sööb ikkagi moosisaia. Ja. Et mul oli nagu suu lahti, et nagu mis asja, et ei olegi nagu muna ja salatit ja avokaadot ja teraleiba. Just, et päris sportliku pingutuse jaoks on süsivesikud asendamatud. Nüüd on küsimus selles, et paljud inimesed liiguvad suhteliselt vähe ja sellisel puhul tõesti süsivesik jääb selliseks tühjaks energeetiliseks substantsiks, mida me ei vaja ja mida me ka ära ei pruugi kasutada. Veresuhkru kõikumine on ilmselt nagu see, mis paljude inimeste nagu kehas nagu annab neile nagu võib-olla märku millestki, mis seal kehas toimub, aga inimene ei oska sellest nagu aru saada, et kuidas seda nagu ise nagu tajuda, et siis kui mul tuleb nõrkus peale, kas siis mul veresuhkur kukub või? Need inimesed on jälle erinevad, et üldiselt on nii, et madala veresuhkru vastu on inimesed väga tugevalt kaitstud, et ma oleks väga imestunud, et tervel inimesel hakkab veresuhkur liiga madalaks minema. Mõtleme sellele, et näljastreiki võib pidada siis nädalaid. Ja veresuhkru kõikumised on, ütleme siis nii, et seda enesetunde muutust peaks lihtsalt jälgima vastavalt sellele, kuidas te elate ja kuidas inimene sööb. Ja võib-olla, millele heaolu saavutamiseks, mis on hästi oluline, on ka see, et uni ja une kvaliteet oleksid head. Kas inimesed saavad aru sellest, kui oluline on uni? Ma arvan, et saavad, et ka selline päevase väsimuse probleem on sageli ebapiisav või ebaefektiivne ööune sellest tingitud siis viletsast ööunest. Sageli inimesed ka ise ütlevad seda. Aga on see nii ka, et näiteks talvisel ajal, et sul tulebki nagu pärast lõunal või tööpäeva lõpus tuleb see uni peale ja siis sa ei suuda vastu panna ja sa jäädki magama sinna diivanile ja siis vaata, siis on ööuni rikutud. Need on huvitavad asjad, et ilmselt on olemas ka selline, meie piirkonnas on olemas ka selline aastarütm, et ka ainevahetus natuke erinevalt töötab külmal ajal, et kõik on seda tegelikult ju tajunud, et kuidas külmaperioodi saabudes esialgu on nagu ebamugav ja külm, aga pärast on inimene sellega harjunud. Ja unega on nii, et üldiselt nüüd
hetkel siis soovitatakse tegelikult ka selliseid lühikesi päevaunepause, kes saab seda endale lubada eluviisi poolest. Ja on ka sellised tehnikad, et selline sügav inimene ei maga, aga siis on sügavas vaikeolekus, ja need päriselt aitavad erksust taastada. Ma olen proovinud, aga mul juhtub selline asi, et ma jään väga sügavasti magama ja siis ma ei saa mitu tundi ülesse. Aga mul õel on hea meetod ja tema teeb niiviisi, et ta teeb kange kohvi, joob selle ära, läheb magama ja kui kohvi mõjuma hakkab, siis ta ärkab lõps ülesse. Et ma ei tea, kas see on tervislik lähenemine, aga see töötab. Milline võiks olla tervislik lähenemine? See on jälle individuaalne, et on selge see, et pikk päevane uinak hakkab ööund segama, aga kui inimene tunneb ennast väsinuna, et lühikese uinumise või sellise sügava rahu seisundi saavutamine, et see ilmselt on hea. Viimasel ajal on veel räägitud meedias ka sellest, et me oleme siin jutlustanud väga pikalt, kuidas tuleb hommikul süüa palju putru ja kuidas see on väga kasulik ja mõned eksperdid nüüd ütlevad, et ei ole midagi seda putru hommikuks vaja, et millest siis lähtuda? Ja, et veel korrad see toitumisega seotu on nüüd üks, et on individuaalne ja kaks, et seal on väga erinevaid teooriaid. Ja need ei ole ilmtingimata vastuolus üksteisega, et ka inimese selline kronotüüp on erinev, et on hommikused inimesed, on õhtused inimesed. Ja ma isiklikult olen muutunud selles küsimuses liberaalseks, et kui inimene tunneb, et hommikune puder linnub ette, talle hästi mõjub, et siis palun väga. Kes ütleb, et ta tunneb ennast tsoonis olevana, kui ta sööb esimest korda lõunal või pärast lõunal, et kas selle vastu mul ei ole midagi. Et üldiselt organism peaks aru saama, kas see on sobilik rütm. No mis seal organismis peaks sellist toimuma, mis märguandeid ta peaks andma, et inimesel oleks juba oma nagu toitumisega seoses kuidagi põhjust endokrinoloogi poole pöörduda? No endokrinoloogia on nüüd eriala, kuhu tullakse perearsti saatekirjaga. Nii et siis tuleb arutada natuke perearstiga ja sellistele tavalistele endokriinhaigustele lisaks, et meile siis mõnikord saapuvad ka siis inimesed, kellel on lihtsalt seletamatult halb enesetunne. Ei saa öelda, et me alati seal lahenduse leiame, aga... No mõnikord võib põhjus olla ärevuses, eks ole? Ja. See paneb ka iiveldama? Ja, et psüühika on väga võimas osa inimesest ja väga tähtis on enda tunnetesse nagu rahulikult suhtuda. Juttu on olnud ka sellest, et selliseid diabeedieelseid seisundeid võiks rohkem märgata ja tähele panna ja nendega võib-olla varem nagu tegelema hakata. Et kas üldse inimene ise tunneb midagi sellist, et tal võib hakata diabeet tulema, et kuidas üldse sellest aru saada? Mõnel on ju väga hea olla, midagi ta ei saa aru. Et pigem inimene seda eelseisundit ei taju ise. Et teades lihtsalt, et diabeedi 2 suurt riskifaktorit on, et mida vanemaks inimene saab ja mida enam on ülekaalu, et siis tulebki nendest lähtuda ja aeg-ajalt siis veres kontrollida, et kõik korras oleks. Kas glükeemiline indeks on selline asi, mille tähendus tavainimene peaks teadma? Võib-olla see on natuke keeruline kontseptsioonina, et lihtsam on vast selgitada, et paljast kommi ja suhkrut ei ole hea mõte süüa ja vastupidi, et siis banaan on võib-olla tervislikum kui viinamarjad. Jah, räägi seda päkapikkudele, alles oli selline kommisöömise saaga siin igas peres. Aga kui palju üldse on need ainevahetusprobleemid insuliiniga seotud? Siin on keeruline nagu üldist reeglit anda. Et nagu ma ütlesin, et tegelikult organism saab päris hästi hakkama oma tööga. Ja kõige tähtsam on hoida tasakaalu siis oma söömise, kehakaalu ja liikumise vahel. Et kõik need annavad siis kokku sellise hea funktsiooni.
aga sa võiks sellise asjaga nagu julgemalt perearsti poole pöörduda. Vaat see tundub nagu selline nagu tavaline elustiili teema, et noh, kuidas ma lähen sellise jutuga perearsti juurde? Või peaks minema toitumisnõustaja juurde või mis see esimene koht on, et kui inimene tunneb, et noh, et mu enesetunne ei ole väga hea, ma ei saa aru, mida ma peaksin oma toitumises muutma. Kindlasti perearsti õed on baaskoolituse saanud selles osas, et kuidas oma toitumist eluviisi reguleerida. Ja kui sellega enestunnet korda ei saa, et eks siis tuleb hakata arstidega nõu pidama. No kui te vaatate nüüd selle Ameerika uue toitumispüramiidi peale, siis mis nagu on seal sellist, mis tundub, et see on väga õige, ma nii arvangi, nii peakski olema ja mis on seal sellist, mille kohta on selline mõte, et võib-olla meie inimesele see päris ei kehti? Enamus printsiipe seal on mõistlikud, et ma ise vaatasin seda, et mulle tundus, et ta on lihtsalt arusaadav nagu üldinimlikul tasemel, kuidas seda on kommunikeeritud. Ja sellise ülitöödeldud toidu vältimine on kindlasti, sellest me juba rääkisime ka, et on mõistlik. Teraviljade, pähklite, kiudainete kasutamise soodustamine on mõistlik. Valgu hulga soovitus on natukene suurem kui varem ja võib-olla ta nagu kõigile ei ole nii hea mõte või vajalik, aga kindlasti peaks valgule tähelepanu pöörama siis meie vanemaealised inimesed ja peaks kindlasti tähele panema siis kaalu langetamist taotlevad inimesed, et kipub minema nii, et piirates toidu hulka võib tekkida siis ka valguvaegus, mis on organismile kahjulik. Aga kuidas on lood rasvadega, et millised rasvad on siis lubatud? Et see rasvasoovitus on suures plaanis samaks jäänud, et me oleme nüüd hästi tehniliseks, aga et ütleme, et need loomsed või küllastatud rasvad, et nende protsent oleks seal 10 juures energeetilisest kogumahust. Et ja veel korra, et mulle printsiibina meeldib see, et me ei välista nagu ühtegi toiduainet otseselt, et küsimus on selle kogustes ja küsimus on valikus, et inimene ei pea siis igal õhtusöögil sealiha sööma, aga korra nädalas, kui see on menüüs, et sellepärast ei maksa veel siis ennast patusena. No mina ei tea, minu sisetunne ütleb, et korra nädalas on eestlase meelest ikka väga harva, et nagu tee sa mõnele mehele õhtusööki nii, et sa sinna liha juurde ei pane, et ma ei tea, et see võib olla keeruline, et mulle kuidagi nagu tundub, et seda liha söömist peetakse selliseks nagu, ma ei oskagi öelda, nagu niivõrd normaalseks asjaks või nii igapäevaseks asjaks, et ja kui siis toitumisnõustajad ütlevad, et võib küll rohkem taimset süüa, siis selle kohta rohkem mõeldakse, et see on juba nagu mingi äärmus, et taimetoitu süüa, et see on nagu, see ei sobi ju, et seda teevad mingisugused inimesed, teistsugused inimesed. Jah, et meie kultuuriruumis on ilmselt liha natuke üle esindatud, aga siis õpime koos taimi sööma. No eks tegelikult ju saab neid valku ka taimsetest allikatest. Ja. Ja päris hästi. No need valgud on natuke erinevad, aga jah, et punase liha söömist Eestis me võiks natuke piirata. Aga need, kes juba piiravad liha söömist või need, kes üldse ei sööks liha, et kas nemad siis peaksid seda B12 vitamiini juurde võtma? Seal, taimetoitlased on üldiselt hästi kursis, mis on siis vabalt kättesaadav taimedest ja millest võib puudust tulla, aga B12 vitamiin on küll selline, kus peaks ilmselt juurde kasutama, kui on puhas taimetoitlus. Tulid need toitumissoovitused kuidagi nagu õigel ajal, et kas me oleme parasjagu seda nagu piiri ületamas selle ultratöödeldud toidu osas, et tuli ta nagu õigel ajal, et tõmmake nüüd tagasi või?
No eks me peaks ikkagi meeles pidama, et Eesti toitumissoovitused on eraldi, et USA on omaette kultuuri. Meie toit ju nii ultratöödeldud ei ole. Ei, aga eks meie menüüs ole seda aina sagedamini, et väga ju trendikas on teha endale televiisori ette nendest igasugustest sinkidest ja asjadest selline näksilaud, et nagu see ei ole üldse tervislik, jah? Jah, et ma ei ole kindel, kui palju nüüd televiisorit Eestis enam vaadatakse, aga küllap siis need snäkid seal võiks olla nüüd rohkem taimele orienteeritud. Mida sellist tehakse toitumise juures kõige rohkem valesti, mis toob lõpuks endokrinoloogi juurde? Nii on tegelikult päris keeruline ütelda, et ma seletaks seda nii, et paljudel inimestel on lihtsalt olnud üks periood, kus on söödud rohkem kilokaloreid, kui organismil tingimata vajas. Ja siis tekib uus selline tasakaaluseisund, et kus kaal on kõrgem, kui inimene soovib või kui on tervislik. Ja millised terviseriskid sellega kaasnevad enamasti? See sõltub jälle, see on individuaalne, et mõnel üldse põlved ei valuta? Jaa, et inimesed on väga erinevate organismidega siia ilma saabunud ja paljudel on siis ka ülekaal selline, mis silmnähtavalt kohe probleeme ei tekita. Aga aja jooksul võib? Pikkade aastate jooksul jah, et pikkade aastate jooksul on siis riskid suuremad. Aga kui niimoodi laiemalt küsida, et siis mis muredega patsientidel kõige rohkem on? No meil tegelikult on kõige rohkem suhkruhaigusega patsiente, et esimest tüüpi suhkruhaigus on selline, mis lihtsalt juhtub. Et seal inimesel endal mingit osa ei ole, et halb geenikomplekt koos mingi keskkonnamõjuga, mis selle vallandab ja siis kõige rohkem on teist tüüpi suhkruhaigust. No, inimesed saavad vanemaks ja see tuleb koos vanuse ja ülekaaluga ja kõik teised haigused on pisut õnneks harvemad. Suhkruhaigusest oli juttu. Kas suhkruhaiguse, nagu see inimeste peas see võrdlus on selline, et suhkruhaigus on see haigus, et kui ma olen söönud liiga palju suhkrut ja siis mõned teised jälle arvavad, et see tähendab seda, et kui mul hakkab paha olla, siis ma pean võtma suhkrut. Ehk siis see tekitab nagu tavateadvuses nagu kerget nagu segadust. Jaa, no üldjoontes inimesed saavad aru, et kui veresuhkur kipub kõrgem olema, et siis on üsna loomulik, et sa piirad magusaid sööke. No see on ka seal Ameerika uutes toitumisnõuannetes, et alla 4-aastastele ei tohiks üldse mingit suhkrut anda. Kas te kiidate selle heaks? Lisatud suhkrut? No mingit vajadust ju selle järele ei ole, et suhkur on evolutsiooni mõttes väga uus leiutis, et inimesed on saanud aastatuhanded ilma selleta hakkama. Aga lõppkokkuvõttes on nii, et ega loomulikud suhkrud, mis siis marjades ja mahlades esinevad, et ega nad ei erine sellest suhkrust, mida me lisame. No meile tundub, et see on tervislik. Jah, et lihtsalt suhkrut lisades me lisame seda kohtadesse, kust me ei ootaks, et seal on nii palju suhkrut. Ma ei tea, leivas ja paljudes valmistoitudes on maitse parandamiseks suhkur lisatud. Aga miks lapsed nii õudselt tahavad seda magusat? Kuna signaalina see organismile teatab, et tegemist on ühe väärtusliku toitainega evolutsiooniliselt, et siis nii rasv kui suhkur on väga... Organism võtab rõõmuga vastu kõik rasva ja suhkru, mis sa annad. Absoluutselt, et see on osa probleemist, et me oleme niimoodi ehitatud, et magus ja rasvana meile meeldivad aistingud. Kas lapsepõlves niisugused alguse saanud toitumismustrid
on sellised, mida on elu jooksul nagu raske ümber kujundada ja mis võivad viia siis terviseprobleemideni, et kas vanemad nagu, mis mu küsimuse mõte on, et kas vanemad peaksid nagu rohkem mõtlema sellele, et mida ma praegu oma lapsele süüa annan, et sellel on nagu pikaajaline mõju? Ja kindlasti, et selles osas on ka varases lapsepõlves kommide mitte andmine on mõistlik tegevus. Ja samamoodi siis tervisliku toidu söömine, et koos vanematega ise tehtud sööki. Et ja vähem siis rämpstoidu kohtade külastamist. Praeguse aja vanemad tunnevad, et neil on nagu päris raskeid otsuseid vaja teha, et ühel ajal tuleb see info, et sa ei tohi anda lapsele neid asju, mida ta tahab, ehk siis töödeldud toitu, rasvast toitu, magusat toitu ja pluss veel ka nutiseadmeid. Et kõik need asjad, mis nagu laste meelest eriti ihaldusväärsed on, aga noh, ju meil siis tuleb sellega hakkama saada. Aga mida vanemad, sest nad hoolivad oma lastest, mida nad nagu meelsasti lastele annavad, on kõiksugu vitamiinid ja nüüd ma siis nagu küsingi, et viimasel ajal on räägitud ka sellest, et tegelikult me ei peaks vitamiine üldse nii palju võtma. Samas reklaame, et võtta seda vitamiini, teist vitamiini, pimedal ajal D-vitamiini, haiguste ajal C-vitamiini, kui see liha ei söö, siis B12 vitamiini ja päris kindlasti on ka veel igasuguseid vitamiine, mida sul vaja on. Kuidas siis selle asja peale vaadata? No võib-olla kõige lihtsam on alustada tervest täiskasvanust, et terved täiskasvanud, kes on siis tervisliku menüüga, tegelikult ei vaja lisavitamiine, et oleks haruldane, et neil tekiks mingi tugev vitamiini puudus. Et D-vitamiiniga on nii, et kuna see 100% Eesti dieedis ei ole garanteeritud, et siis ilmselt talvekuudel on mõistlik seda väikeses koguses juurde kasutada. Ma ei tea, kas kõigil inimestel, aga mul ei ole midagi selle vastu, et kui inimene siis talvel väikest kogust kasutab. Aga kõik muud vitamiinid tulevad tervislikust toidust piisavas koguses. Ja kindlasti on vitamiinidel oma roll vanemaealistel, kus võib-olla enam seedesüsteem ei tööta nii hästi, kindlasti on roll mõnede haiguste puhul, mida arstid hästi tunnevad. Aga kindlasti see ei ole selline ilu ja tervise garant, et nii nagu reklaamimaailm seda esitleb ja eriti siis USA on sellise koolkonna esindaja, kus toidulisandid ja vitamiinid loovad pildi kui... Ehk siis ühest küljest sööd rämpstoitu, aga kui võtad vitamiini purgist kõrvale, et siis on kõik hästi. Just, või siis jätad rämpstoidu söömata, aga ikka tuleb vitamiine võtta. Ja toidulisandite tööstuse probleem on ka see, et ega need preparaadid, mida müüakse, ei ole väga täpselt reglementeeritud. Keegi ei mõõda neid sisaldusi, mis seal tegelikult sisalduvad, nii et Ma olen mõnikord mõelnud selle peale, et üks asi on see, et mis on nende kapslite sisu on ju, aga siis, et igasugu ainest sa saad ju nende kapslitest endast või selle kapsli materjalist ka, et see mulle tundub nagu kahtlane. Et kui neid palju võtta. Aga kas on võimalik enda tervis ära rikkuda regulaarse vitamiinide ületarbimisega või toidu lisandite ületarbimisega? No see risk väga suur ei ole, et on praegu viimasest ajast on näited, kus vitamiin B6 on järjest ohutut normi vähendatud, kuna on tekkinud, inimesed on siis kasutanud kangeid preparaate ja neil on tekkinud siis päriselt närvikahjustus. Ja siis mitmed maad on seda siis reguleerinud nii, et toonud neid ülempiiri alla poole, et millist preparaati üldse tohib müüa. Ühesõnaga, et see risk väga suur ei ole, aga siin on küsimus põhiliselt otstarbekuses, et inimesed peaksid mõistma, et sealt garanteeritud mingit tervise paranemist ei ole reeglina saada. Päris populaarsed on need igasugused sellised nagu testid, et sa võtad mingi paketi ja siis sa saad teada, et mis on su tervise näitajad just nagu nende, et kas sul on puudu millestki. Et millisel juhul neid teste üldse nagu tasub teha, et on nad nagu rohkem siuke
ma ei tea. Saad teada, no ja siis? Minu eelistus oleks, et uuringuid tehakse arsti soovitusel ja vajaduse järgi, et sellised ise tehtavad testid minu meelest kuskile kas see võib asjatu terviseärevust tekitada? See kindlasti võib ärevust tekitada, see võib viia arusaamatusteni, et selline ratsionaalne testimine, see on täitsa omaette teadus ja see peaks niimoodi olema, et sa jalutad nagu kaubamajja ja tellid endale teste. Et see kindlasti ei ole keelatud, aga et kas see on mõistlik viis, siis ma ei näe selle järgi vajadust. Aga kas on ka mingisugused, nagu ütleme, teatud inimgrupid, kes võiksid mingi perioodi järel seda testi teha, näiteks veganid? Jah, aga veel korra, et ma üldiselt, meil on hästi arenenud perearsti abi, et ma jätaks sellised küsimused läbi arutamiseks koos oma perearstiga. Mulle natukene tundub, et need on kõik niisugused teemad, millega kindlasti nagu tasub perearstile pöörduda. Aga eestlane läheb arsti juurde siis, kui käsi ripub nagu poolenisti on küljest ära juba ja verd voolab ja luud paistavad, et nagu ta enne tal ei tundu, et nagu see on nagu üldse mingisugune mure, millega nagu tasuks minna. Eks eestlaste varieeruvus ole päris suur, et on erinevaid lähenemisi, et on väga... Ma arvan, et noorem põlvkond on nagu... Julgeb tulla juba julgema ja tervema suhtumisega. Mis on ainult nagu positiivne. Kas võib juhtuda sellist asja ka, et inimene on hakanud tarbima mingisuguseid toidulisandeid ja see hoopiski varjab mingit haigust, mis temas on? See variant on ka olemas, et inimene otsib selgitust oma seisundile ja kui sa leiad vale selgituse, et siis on ka sinu tegevus vale. Et me jõuame ikkagi ringiga tagasi, et kui sul on mingisugune mure oma tervise või toitumisega seoses, siis ikkagi tasub minna ja rääkida sellest oma arstile, et... Ma arvan, et igal teisel juhul võib-olla juhtuda nii, et sa mitte ainult ei raiska aega ja raha ja oma närvisüsteemi, vaid et äkki teed ka endale veel kahju. Kindlasti tõsisema tervise probleemi puhul on mõistlik arstidega seda arutada. Kehakaal on täna meil siin mitu korda nagu tulnud jutuks, et milline see teie seisukoht on, et kuidas nendesse kaalulangetusravimitesse suhtuda? Et... siin on kindlasti nagu mitu võimalust neid vaadata. Ja, et kaalulangetusravimid, ma arvan, on saabunud selleks, et jääda. Ja üleüldse ma ütlesin sõna kaalulangetusravim, aga tegelikult algas ju kõik diabeediravimist, et nüüd me alles nagu oleme jõudmas nende ravimiteni, mis on otseselt mõeldud kaalulangetuseks. Ja, et kaalulangetusravimid on sellised, on niisugune põnev ravimigrupp, et see on üks väheseid ravimeid, mida inimesed meeleldi tahaksid kasutada, erinevalt teistest ravimitest, mida sageli tulevad ja nõuavad. Ja arstid ütlevad, et võta ravimit, aga keegi ei viitsi eriti vaeva näha. Nii et... mis need plussid ja mis need ohud on? Pluss on see, et osade inimeste jaoks on see päris probleem, kui kaal on selline, mis tervist tugevalt mõjutab ja varem puudus igasugune mõistlik ravimil baseeruv võimalus kaalu alandada. Et see on väga suur muutus. Nii et ja kuna tegemist on suhteliselt ohutute ravimitega, et siis ma eeldan, et nende kasutus jääb inimkonnaga pikaks ajaks. Mulle nagu tundub, et on nagu kahetist suhtumist natuke nendesse ravimitesse, et justkui õiged kaalulangetajad oleks need, kes vehivad trenni teha ja käivad jooksmas ja pisar silmis, aga ei võta seda lisaportsu endale juurde ja siis need, kes võtaks nagu kaalulangetusravimi, et need oleks nagu kuidagi nagu nõrgema tahtejõuga, et kas oleks aeg nagu minna lasta sellel mõtteviisil?
Ma vist arstina üldse ei jaga inimesi õigeteks ja vääradeks. Aga kui ohtudest rääkida, et siis üks ohtudest on see, et kuna kaalulangetusravim efekt põhineb vähenenud söömisel, et siis tuleb hästi hoolikas olla, et see söök oleks, mida kasutatakse, on kvaliteetne ja et ei tekiks siis põhiliselt siis valgupuudust. Aga kuidas tundub, kas perearstid on nagu võtnud vastu selle mõtte, et jah, ma kirjutan inimesele selle kaalulangetusravimi välja ja kui vaja, saadan ta ka endokrinoloogi juurde, et tegeleda näiteks tema tervisega sellises, ma ei tea, staadiumis, kus tal võib nagunii tekkida ühel hetkel see diabeet? Ma arvan, et arstid on need ravimid päris hästi vastu võtnud ja järgmine küsimus on selles, et millal me ühisest rahakotist nende ostmist toetama hakkame, et paljud meiega sarnased riigid on tegelikult juba otsustanud, et teatud tingimustel on ka kaalu langetamine väärt, et saada soodushinnaga neid ravimeid. Ja Eesti ilmselt liigub ka selles suunas, et tuleb lihtsalt kokku, kuna tegemist on kallite ravimitega, siis peab leidma selle kompromissi koha, et kelle puhul on see vajadus kõige suurem ja kõige mõistlikum on alustada seda. Juba öeldakse, et ülekaal on haigus. Jah, et siin ma nüüd kust kohe, see piir tõmmata? Just, et siin ma nüüd kohe sellele deklaratsioonile alla kirjutama ei tõttaks, et kaal on mõõdetav suurus ja ühel hetkel see kindlasti ongi haigus. Nüüd on diskussiooni koht on see, et kuhu me hakkame neid jooni tõmbama. Ja see ei olegi kerge. See on ka perearstile raske, et kust maalt ma siis hakkan talle seda kaalulangetusravimit kirjutama? Ma arvan, et me ei peaks kaalulangetusravimit siduma siis haigusega. Et inimene võib kasutada kaalu langetamiseks ravimit, aga siis, kui me ei nimeta seda haiguseks. Me ilmselt ei kompenseeri seda riigi poolt sellisel juhul, aga ma ei seoks seda niimoodi, et kui kaalulangetusravimit kasutada, et siis me peaksime ütlema, et inimene on haige. No, miks on nii raske vähem süüa? Miks on nii raske? Kas toit on liiga maitsev? No inimene on treenitud ellu jääma ja kui ma ütlesin, kuna me varusid koguma. Just, et varem rääkisin, et põhiliselt on nälga nähtud, et siis see on väga, väga loomulik on püüda kaalu juurde saada või vähemalt hoida seda, mis on saavutatud. Et kas ravimitega saadav kaalulangus on püsiv või kui sa oled hakanud neid tarvitama, siis sa jäädki neid tarvitama? Siin on inimesed erinevad jälle, et on uuringuid, mis ka ütlevad, et osa inimesi säilitavad kaalulangust päris hästi. Nii et endiselt on minu eelistus see, et inimene vähendab kaalu ravimeid kasutades ja siis püüab ravimit kasutust lõpetada. Ja selleks ajaks on võib-olla organism ära harjunud sellega, et toidu kogus, mida ta saab, on väiksem ja ta oskab sellega hakkama saada. Just. Siis tuleb endal võib-olla osata lihtsalt seda uut elustiili jätkata. Kui terviseteadlik üldse Eesti inimene on, kui niimoodi üldisemalt laia pilguga vaadata? Ma arvan, et see läheb aina paremaks. Et inimesed on erinevad, aga keskelt läbi ma arvan, et me mõtleme oma tervisele ja sellele, mis me ise teha saame aina rohkem. Milline see tervise nõuanne on, mida inimestele antakse, mida nad ei kipu kuulama, aga mida nad võiksid rohkem kuulata? Mis nagu neile tõesti kasulik on? Paljudele Eesti meestele ja paljudele Eesti naistele tuleks öelda, et võib-olla alkoholi kasutust võiks piirata ja arstid sageli ka seda kas otse või kaudselt neile vihjavad, aga kuna ka alkoholi kasutamine on teatud piirist edasi juba haigus, siis võib-olla selle grupi jätaks kõrvale, et nemad vajavad ravi. Aga igapäevaelus on alkohol üks selliseid faktoreid, mis kindlasti mille vähendamine tervisele kasuks tuleb. No on siin nagu selliseid ealisi nagu erinevusi ka, et kas mõned põlvkonnad kuidagi nagu rohkem tarvitavad alkoholi ja mõned vähem?
ma arvan, et see kultuur on ka muutumas, jah. Positiivses suunas? Ma loodan, et positiivses suunas just. Et mina inimesena, kes on nõukogude aega näinud, et siis tahaks loota, et sellist kanget alkohoolsete joomise traditsiooni, et see on tunduvalt vähenenud võrreldes varasemaga, aga ma praegu ühtegi täpset fakti ei oska esile tuua. No kui me võtame kokku täna selle, mida me siin arutasime, et Ameerika see toidupüramiid, et mis see keskne nõuanne oleks, et kas mõõdukus ja tasakaalukus? Tervislik toit ja tegelikult meil on kõik need alused olemas, et nii täisteravilja tooted kui kvaliteetsed juurviljad, kvaliteetne liha väikses koguses. Eesti püramiidi nurka ei pea viskama? Ei, seda kindlasti mitte. See sobib siiamaani? Suures plaanis seal need erinevust ei ole kuigi suured ja veel korra, et ega me ei pea paaniliselt mingisugust tüüpi sööki vältima. Küsimus on kogustes ja ei ole vaja öelda, et kui inimesed on siin 100 aastat sealiha kasutanud, et me peaks selle täitsa ära keelama. Ja vitamiinide osas me jõudsime järeldusele, et kui on tervislik toit, siis ja ise terve. Vajadus selle järgi puudub, jah. Ja demokraatlikus ühiskonnas inimene teeb oma otsused ise ja kes tunneb, et vitamiinid teda õnnelikuks teevad, selle vastu ei saa kellelgi midagi olla. Ja kaalurangetusravimid on täiesti okei viis, kuidas oma keha kaalu saada normaalseks tagasi. Paljude inimeste jaoks pea ainus võimalus, aga kindlasti peab siis mõtlema dieedile ja mõtlema ka siis liikumisele. Et ka liikumissoovitused on sellised, et ütleme siis viimane trend on see, et iga lisaks tehtud liigutus on tervisele kasulik. Et me ei pea seda mõtlema niimoodi lävendiliselt, et kui sa nüüd nii palju tunde kui sa 10 000 sammu täis ei tee? Just, et igasugune lisatud füüsiline treening või liikumine on siis tervisele kasulik. Aitäh! Ja hea vaataja kuulaja, täna rääkisime endokrinoloog Vallo Volkega ja mis siis ikka? Tervet elu ja terveid eluviise teile kõigile. Peagi kohtume taas. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.